tulme korraks Indiast Eestisse. 2 põhjust. Üks oli see, et tahtsin Mavikuga selfit teha. Tahtsin Ants Tammiku Habras maailm filmi vaadata. Ja 3. asi, me saame proovida Inspire 2. Vabadi! Et kuigi välimuselt ta sarnaneb väga palju eelmise versioonile, siis kõik jupid, mis siin küljes on, alates akudest, propellerid, kaamera, mitte miski ei ole neil ühilduv. Transport moodist saada normaalsesse, sa vajutad mingi mitu korda nupukese ja hull improvement. Kõige suurem erinevus on see, et siia saab 2 akut külge panna, mis tähendab pikemat lennuaega, paberite järgi 27 minutit. Positiivne on see, et need akud on oma sisse ehitatud eelsoojendusega. Kui õues on -10, võib rahulikult minna. Ei ole seda probleemi nagu praeguse Inspire'iga, et aku autost välja ja kiiresti üles, enne kui see asi ära jahtub ja siis ütleb, et no, I'm not flying. Kuidagi niimoodi vist. Yeah. Sees ja teine ka sees. Et see tagumik on nüüd natuke paksem, ütleme niimoodi. Täiesti teistsugune laadija on. Siuksed tiivad tulevad välja, ülevalt saab pista sisse toiteka. See käib niimoodi ja siis hakkab laadima. Ja nii palju ma olen juba ära õppinud, et 2 akut korraga läheb. Tunniga saab nüüd 2 tükki täis. Asi, mis Inspire 2 puhul ilmselt kõige olulisem on siis uus kaamera X5S ja kaamera salvestab kuni 5,2K 30 kaadrit sekundis ja ProRes'i mingi super high quality, mida iganes 444 kuni 4K. Mis sellise pisikese junni kohta on ikka päris lahe. Veidike laiem siin ja mahub tunduvalt suurem arv objektiive. Siin on ainult kaamera, sisuliselt ainult sensor. Kogu salvestamine käib kopteris. SD-kaart käib siit külje pealt sisse. Ja SSD ketas, mis on täiesti uus, et kui teil on Inspire 1-st nagu kettaid ostetud, kalleid ja suuri, siis see ost oli siuke one-time ost, sest siia ta vabandust, ei lähe. Ja ma kardan, et ma peaksin vist need akud välja tõstma. Ja ma ütlen niimoodi, et selle kätte saamine kuidagi imelik. Võtad tangid kaasa ja tangidega välja. Kork eest ära. Teine kork ka. Ja paneme kaamera külge nii. Selle siia. Veel kord. No, väga ilus. Ja olemas. Ja sõits välja. Inspire 2, Go Fly. Kõik on normal, kõik on hästi. Ja siin on siis eraldi saab määrata, kas ta näitab seda päris kaamerat või FPV kaamerat meile pilti. See on siis nüüd see FPV kaamera. No, käpp on veits olemas. Uus nupp. Spotlight Pro Mode. See ilmselt peaks tähendama seda, et ta trackib mingit objekti. Näe, trackibki. Ehk siis näitad talle midagi ära ja siis ta hoiab kaamerat seal peal. Seda peab õues proovima. Aga see oli täiesti uus nupp, mida ma varem ei näinud. Nii, nüüd kui tundub, et kõik on nagu enam kokku pandud. Välja arvatud SSD, eks ju, mida meil lihtsalt ei ole. Korraks proovime, kas kõik töötab ja siis võib äkki õue minna ja vaadata, mis saab. Nii. Nii on kõik töötab. Võime panna lähme õue.